saame viimasel ajal tegelikult igas saates rääkida sellest, et kui postihind on kütusel kõrge, siis tõenäoliselt inimesed vaatavad elektriautode poole. Mida autoportaali numbrid näitavad, et kas see on pelgalt selline tunnetuslik või on see päriselt ka nii? See on päriselt ka niimoodi, et kui me täna tõesti vaatame kütuse hinda ja võrdleme seda siis elektriauto elektrikuluga, siis tegelikult kui kodus laadida on kilomeetri kuluvahe on üle 2 korra. Me näeme seda, et täna meil on ligi 1000 elektriautot üleval, ehk meil on kõige suurem elektriautode valik Eestis, et kes tunneb huvi elektriautode vastu, peaks tulema kindlasti meile vaatama. Sest meil on ka selliseid autosi üksjagu, mida mitte üheski teises portaalis ei ole. Ehk et sealt tekib sükseid valikuid, mis on võib-olla mõni aasta vana väikse läbisõiduga, neid meilt leiab. Tegelikult sükse läbisõiduga 10–15 000 kilomeetrit aastas on hinnavõit juba elektriautoga 1000–2000 eurot, sõltub nüüd auto suurusest ja läbisõidust, mis aastas läbitakse. Ehk siis täna on tekkinud selline olukord, et enam ei pea võib-olla nii väga vaatama elektriauto hinda, sest kui me räägime kasutatud autodest, siis näiteks Peugeot 2008 puhul, mida meie portaalist ka leiab, on bensiinimootoriga auto ja elektrimootoriga auto suhteliselt samasse hinnaklassi. Ehk et seal kuskil 200–220 eurot kuus saad nii elektriauto kui ka bensiinimootoriga auto. Olen kuulnud, et elektriauto kaotab oma hinda oluliselt kiiremini kui sisepõlemismootoriga auto. Kas jälle kellegi väär arusaam või tegelikkus? Vastab tõele selles osas, et esimesed elektriautod, mis turule tulid, olidki premium autod, kõik väga kallid autod, mis maksidki seal 50 + 1000, 100 000 eurot. Ja kui me võrdleme sisepõlemismootoriga autoga, mis maksab ka 100 000 eurot, siis nende hinnad kukuvadki kiiresti. Aga täna on tulnud palju keskklassi autosi turule, mille hinnaklass on seal 40 000 eurot suurusjärk. Ja kui me nüüd jällegi vaatame kasutatud autode poole, siis väga mõistlik on osta 1–2 aastat vana elektriauto, mille esimene suurem hinnakukkumine on juba ära toimunud, aga garantii on autol veel peal. Ehk et see tundub täna väga mõistlik ost, sest suure tõenäosusega see hinna kukkumine enam nii suur ei ole elektriautol. Selle auto puhul on tegemist väga mõistliku autoga selle tõttu, et selle auto kuumakse on suurusjärk 250 eurot, natuke vähem isegi. Ja kui nüüd mõelda, palju on bensiinimootoriga auto liisingu kuumakse, see on samasse suurusjärku. Aga siin tekib lihtsalt see vahe siis, et tekib märkimisväärne kokkuhoid elektrist, pluss siis on ka see, et hoolduskulud ja remondikulud on märkimisväärselt madalamad. Rusikareegel on umbes pool. Minu soovitus on selline, et need inimesed, kellel on kodus laadimise võimekus olemas, need peaksid kindlasti vaatama elektriauto poole, sest see on igal juhul odavam. Aga vaadates tänaseid kütusehindu, isegi kiirlaadijas laadimine on odavam kui sõita bensiinimootoriga autoga.